Siinkohal siis vaatame, kuidas välja näeb üks Teie portali projekt. Alguses avame selle projekti, siis tuleb ette enam-vähem selline pilt. Siin on siis näidatud need projektid, mis on juba enne loodud. Kui neid ei ole, siis on tühi plats. Kui meil on avatud mingi projekt, mis ei ole loodud selles arvutist, aga me tahame selle avada, siis avame siit nii-öelda browser ja siis leida õige projekti õiges kohas. Siin me saame nii-öelda eemaldada vajadusel. Siit saame avada. Oletame, et siis me tahame uut nii-öelda projekti avada. Siit vajutame Create New Project. Siia saab panna mingisuguse nimetuse, nii et ta pärast leiduks. Siin on see versioon, ehk siis antud juhul V16, ehk siis versioon 16, võib olla 13, 14 ja nii edasi. Siia saab igasuguseid lisakommentaare panna, kui on väga suur soov. Vajutame Create. Sõltuvalt siis arvuti kiirusest, kas see toimub kiiresti või aeglaselt, aga las ta olla. Nii, ja siis avatakse selline nii-öelda abileht. Siit me saame nii-öelda, kui me ei tea täpselt, mis me teeme, siit me siin saame nii-öelda valida vastavalt siis nii-öelda tegevused. Kui me täpselt teame, mis me vaja teha, siis siit läheme otseselt nii-öelda project view'sse. Aga eeldame, et me ei tea, mis teha. Esimene samm oleks siis nii-öelda panna mingi seade juurde. Kui me vajutame siia seadme peale, siis on plats puhas, sest meil ei ole ühtegi seadet. Siit vasakult vajutame Add New Device ja siit tuleb nii-öelda litsentsist, on kas teil rohkem asju või vähem asju. Esimeses tabis on siis nii-öelda kõik kontrollerid, need jagunevad siis omakorda kategooriatesse 1200, 1500, 300, 400 ja nii edasi. Eeldame, et me tahame siis 1200 mingisuguse kontrolleri panna. Vajutame selle nupu peale, jälle, siit me peame siis leidma täpse nii-öelda tüübi, mis meil kontroller on. Kui me valime vale tüübi, siis süsteem hakkab otsima kontrollerit, mis me reaalselt ei ole. Aga eeldame, et leidsime mingisuguse sobiva meie jaoks kontrolleri, avasime siit selle kausta, siin on jälle võimalusi. Ehk siis tuleb enda kontrolleri pealt vaadata tema numbri. Ehk siis see pikk number, aga näete, siin on nii-öelda viimased nii-öelda keskmised 30, 31, 40. Valime siis selle, oletame, et see meil see olemas. Siin on väike kirjeldus, mis see kontroller oskab. Siin on siis nii-öelda versiooni number. Kui me täpselt ei tea, mis versioonil meil see kontroller on, siis hea tava on valida kõige väiksem versiooni. Sest kui meil kogemata juhtub natuke kõrgem versioon, siis programm ise uuendab seda. Vajutame siis Add ja toimub siis nii-öelda mõtlemiskoht. Siinkohas ta viskab meil tagasi nii-öelda portal view'sse, aga siit vasakult alt saame nüüd tagasi minna. Lähme nüüd tagasi. Oletame, paneme veel ühe seadme, paneme 1500 mingisuguse. Valime näiteks mingisuguse kompaktversiooni. Otseselt ei oma tähtsust, kumb see on, et paneme juurde. Nii. Praegu meelega panime 2 tükki ja siis vaatame, mis me siit näeme. Hakkame siis nii-öelda vasakult pihta. Siin üleval siis nii-öelda kõik need save project ja nii edasi. Ja kõige tähtsam on siis nii-öelda puu, mis meil siin on. Selle puu me saame nii-öelda ära peita vajadusel, aga tavaliselt on nähtaval. Tõmbame need kaustad kokku, siis me näeme, meil on siin PLC 1 ja PLC 2. Me tahame vaadata, palju meil üldse seadmeid on, siis saame siis nii-öelda device'i alt vaadata, palju meid on. Mida rohkem on, seda rohkem siia tekib. Siin on nagu 2 vaadet, üks on topology, teine on network. Ja siis on device view. Eeldame, et võtame siis esimese kontrolleri. Meil on siis selline kontroller. Siit me saame sisse zoomida, välja zoomida, näha, mis ta on. Võib-olla kõige tähtsam on see, et me saame vaadata tema propertist. Vajutame
parema nupuga ja properties, siis siia alla tekib sihuke uus aken. Kui me selle akna ei näe, siis arvatavasti ta on lihtsalt peidus, tuleb natuke kõrgemale tõmmata. Nii, ehk siis selline vaade. Siin on igasugused parameetrid, mida pärast kunagi vaatame. Meie jaoks on võib-olla tähtis see koht. Siin on siis üldised andmed. General on siis selle nimetus, mis see controller nimetus on. Siin on siis versioonid, saame update ida vajadusel, sellepärast me valisime kõige väiksema. Kõik on muud andmed, interface, siin kohas võib olla see IP aadress on kõige tähtsam, mis me teame. Kui controlleril on mingisugune IP aadress juba enne meid paika pandud, siis kui me teame seda, siis me paneme siia mingi numbri. Kui me seda ei tea, siis ta võib isegi 1 jääda, sest controller ise muudab seda parameetrit. Siit me saame näha sisendeid, väljundeid. Palju neid on, input'e. Saame vaadata nende nimetusi esiteks ja siis saame vastavalt selle teha programmi. Väljundid samamoodi. Siis on siin olemas IO tags, ehk siis kõik, mis vähegi selle controlleri küljes on siin kajastatud. Sisendid, väljundid ja nii edasi. Vaatame siis teist controllerit. Teine controller, nüüd ma valisin siit ja ta avanes uuest aknast. Siit me näeme, et see on PLC2. Siin me näeme, et meil on natuke rohkem sisendeid ja väljundeid ja näeme, et nad on teise aadressiga. Vastavalt sellele me peame siis oma programmi tegema. Nii, vaatame seda puud siis natukene. Siin on see configuration, mis meil oli. Siin on see program blocks. See main blocks on siis see peamine osa, kus me üldse hakkame midagi tegema. Ehk siis siin on see network. Siin üleval on käsud, mis me saame teha. Lihtsalt kas tõmmates või vajutades. Siia üles saame kirjutada sisendeid, väljundeid. Nii edasi. Kui meil on vaja mingit käsku, mis siin üleval ei ole, siis siin paremal on siis kõik käsud olemas. Vaatame, et meil on vaja mingit timerit. Saame kas siit üle tõmmata ja panna paika. Ja määrata mingisuguse aja. Või siis, kui me teame, et me seda timerit kasutame rohkem kui 1 korda, siis me saame siia favoritesse alla tõmmata. Nii. Oletame, et meil on selline programm. Ta otseselt midagi ei tee. Kui programm on valmis, siis vajutame compile ja siin all tekivad siis vead. Antud juhul siis viga on main blokis, kus me praegu oleme ja network 2. Lähme network 2 ja näeme, et teoorias võiks kõik korras olla, aga see väike noolek on siin probleemiks. Vajutame uuesti compile ja näeme, et kõik on korras. Teoorias programmi saaks kasutada. Tuleme tagasi siia vasakule siis uuesti. Siin on veel sellised asjad nagu PLC tags. Et kui me lihtsalt kirjutasime i00 ja q00, kui on väike programm, siis võib-olla on see hea. Kui me täpselt ei tea või ei oska öelda, palju neid tekib, siis siia võiks kirjutada normaalsed nimetused. Või vähemalt sellised, mis me teame. Siia saame lisada midagi asju juurde, stop nupp näiteks. Nagu näete, tuleb jälgida, et see aadress oleks õige. Kuna stop nupp on arvatavasti sisend, siis me peame selle ära muutma, et see on sisend. Ma ei tea. Ta siis järjestikku paneb. Kui me teame, kuidas me programm hakkab välja nägema, võib-olla see sisendväljundid on mõistlik enne paika panna. Kui me tuleme siia tagasi main'i, siis me näeme, et nüüd on meil olemas mingisugune nimetus.
kui me järgmine kord kasutame mingi sisendid, siia me saame kirjutada siis nii-öelda inimeste keeles mingisuguse sisendi. Kui me täpselt ei tea, palju meil on, siis siin on see nupuke, mis näitab, et mis on kõik võimalikud variandid. Ja nii lihtne ta ongi.